K9 kõuliikursuurtükke mehitavad suurõppusel Siil osalevad reservväelased, kelle jaoks oli esimene kord nende jaoks uute relvadega lasta. Kaudtule võime on kasvamas, ütlen ära, kasvab veel. Meil on K9 täna õue peal piisavalt, tuleb sel aastal, tuleb järgmine aasta. Meil on olemas ratassuurtüki relvasüsteemid Caesar, mida samamoodi patarei jagu on olemas, aasta lõpuks tuleb veel. Ja kui me vaatame Ukraina Vene Föderatsiooni sõda, siis võime öelda, suurtükivägi on lahinguvälja kuningas. Tulejõudu ei ole kunagi liiga palju. Kuna käimas on ka suurõppus Siil, siis kindlasti saadakse veel õppusest oma osa. Seekord ajasime masinad soojaks ja relvarauad kuumaks enne, kui me siis mängulise vastasega kokku läheme. Järgneb väliõppus, kus meil on siis mänguline vastane. Ja pärast seda kiire relvastuse varustuse hooldus ja hiljemalt 17. mai üksus saadetakse koju. Ja kagusuunal on meil Caesari tulepatarei, mis toetab seal toimuvaid lahinguid ja nendega on plaanis siis 20. mail ja 23. mail keskpolügoonil täpselt samas kohas, kus me oleme, uued kaudtule laskmised. Ajateenistuses olles sai suurem osa reservväelastest väljaõppe järelveetavate 155 mm haubitsatega. See on mul tegelikult nüüd 4. päev sõita sellega, selles mõttes, et 2 nädalat tagasi ma sain alles K9 peal väljaõppe, kuna varasemalt olime FA relvastuse peal. Tunnen vägev, et kui masina käima panna, siis heli on ikka päris tummine, et sellega sõita ringi on ikka kõvasti etem kui manniga, ma eeldan. Oli väga palju asju, mida oli vaja õppida, et me olime 2 nädalat ikkagi masina kallal igapäevaselt ja sai selgeks, ütleme niimoodi. Kõik kindlasti ei ole selge, positsioonide koha pealt, aga enda positsiooni pealt on kõik vaja olev nagu teada.